tere hommikust, ma lähen tööle ja mõtlesin, ma võtan teid enda nädalasse kaasa. Nii, mul on trennis käidud ja mul on 100 000 000 korda parem olla. Mul oli töö juures siuke tunne, et mu aju keeb seal kuskil kolba sees. Kell on 6, ma lähen nüüd kontorisse tagasi, teeb veel natuke tööd ja siis lähme juba välja. No nii, kell on 9:30 õhtul ja ma olen lõpuks sellest hullust päevast kodus. Selliseid poolspontaanseid asju on siin päris palju. Ja siis ma mõtlesin, ma teen selle vlogi lihtsalt sõpradele tuttavatele, kes küsivad, kuidas läheb, mis ma teen. Ja mul on kohati nii süümekad, et ma ei jõua vastata. Ja siis vaimselt mahtu mul hästi vähe ja mul on nii hea meel, et on olemas voice message'id. Igatahes kutsun teid kaasa ja loodan, et on väike mõnus vaatamine. Tere hommikust! On teisipäevane päev. Ma olen juba hiljaks jäämas, nii et teeme kiirelt meigi ja padavai. Ja kuna ma ei viitsi jaksa taha jõua, siis ma ei tee hommikuti väga mingit hommikasööki, aga ma söön 2 keedumuna ja haaran kaasa kohe näkileiva. Tore oli siis üks minimalistlikud tüdruku tunne. Tere! Tulin töölt ära, kell on 5:30. Teised tegelikult jäävad kõik veel sinna, aga mul on üks põnev pakk ootamas. Õhtuks siis supikest ja vaadake, kui hea see välja näeb. Oh jaa. Hallo? Oi, Brigitta. Ciao! Kell on 11:30 õhtul ja ma nüüd hakkan koju minema ja tavaliselt ma selliste selja- või ülakeha päevade lõpus teen rullmassaaži. Aga see on kinni ja keegi ei kasuta seda rulli mitte kunagi. Aga viimasel ajal on tekkinud üks naine, kes käib minuga vist samal ajal trennis ja ta on seal juba 2 korda ees olnud. Ja ma ei ole saanud oma rullmassaaži teha. Heegeldan praegu bucket hatti endale suveks. Stay tuned. Väike update. Tere hommikust! Teen sinu väikest ilurutiini. Ma ei oota tänast päeva üldse. Ma tean, et see tuleb töö juures pikk ja raske. Juba iga tuleb täna Helsingisse. Eile isegi pooled ei luba seda teeb steiki meile, nii et... No nii, ja niimoodi ma siis tööle lähengi. Lõbusad Marimekos sokid. Mul on tegelikult mega kiire, ma olen täiega graafikust maas, aga tahtsin näidata, et see on tänane fit. Et lihtsalt oleks mugav kontoris, sest ma tean, et täna tuleb väga pikk päev. Just teil on, aga kui ma kaotan asju ära, siis ma juba enam ei lähegi närvi. Ma tean, et see tuleb välja kuskilt taskust, kuskilt varrukast ja naljakal kombel lihtsalt täna ma panin ühe teise jope selga ja siis tuligi see Härniplumi kapuuts välja. No tšau, kell on 4:30, ma pagenesin kontorist. Lähme teeme kiire trenni ja siis õhtul juba tuleb Peika siia. Palun kutsuge politsei, sest et mis see on? Mul olid hommikul sirged juuksed. Juuksed võivad aastate jooksul rohkem lokki minna. Realized I didn't even tell you what wagon. Of course I have seen the coke steak. Pasta di mare.
hommikust, ma tahtsin lihtsalt näidata seda reisieelset segadust. No tšau, ma tulin kohvipausile. Teate seda tunnet, kui projekt on käinud juba mitu nädalat. Ma olen juba nii väsinud sellest, on kuidagi nii intensiivselt olnud nii kaua, et nüüd, kui lõpp on lähedal ja tähtaeg on tulemas järgmine nädal, ma juba näen seda valgust tunneli lõpus, ma näen, et asjad hakkavad valmis saama, minu asjad hakkavad valmis saama, aga ma olen sellest kuidagi nii väsinud, et kõik edasised sammud, isegi et neid on suht vähe, võtavad nii palju rohkem aega ja see on täiega frustreeriv, sest et ma tahaks kuidagi kiiresti selle nagu ära teha, aga ma lihtsalt ei suuda kuidagi ja kõik venib. Ja ma tahtsin ka sellest rääkida natuke, et ma olen nüüd oma ettevõttes siis padeliklubi juht, aga mul oli sügisel padelikursus treeneriga. Hello. Kell on 2 ja ma läksin praegu töölt ära, minna koju pakkima, teha veits kodukotta, poest veel muka adapteri ostma. Siin on siis hotell. Päike ja hubane. Hello. Hey. Won't even have that. Operator mode. I know. Don't respect. Walk along the. This is like the edge of it. Yeah, fancy. Cheers, guys. Appreciate it. Obviously, it's not. I love my new cologne, and I'm missing another one. No tšau, on pühapäeva õhtu, kell 8, ma olen Londonist nüüd tagasi. Meil oli siin väga hektiline korraks edasi-tagasi liikumine. Ja nüüd ma pikutan siin diivani peale, mul on happiness hangover täie. Alati on iga reisi lõpus, aga on veits siuke melanhoolne olla küll. Ma nüüd kogun ennast, et kott lahti pakda ja veidike koristada ja tegelikult peaks sööma midagi. Aga õnneks mul on Love is Blindi reunion magustoiduks jäetud endale. Aga muidu oli väga tore reis ja ma loodan normaalsel ajal magama minna. On väga inspireeriv koht ja ma sain ideid tuleviku osas, kuna mul on olnud siin natuke eksistentsiaalne kriis oma karjääri ja muude eluolude osas. Aga võtame selle nädala kokku siis väga meeleolukalt ja aitäh, et vaatasite poodari, ma saaks monteerida neid videosid, et meenutada, mida ma nädala jooksul tegin. See on pooleldi enda jaoks ka selline lihtsalt mälestus, sest mul on tunne vahel, et ma lihtsalt kuidagi autopiloodi peal torman läbi päevade ja nädalate ja siis järsku vaatan tagasi, et ma unustasin hetkes olla. Loodan, et oli tore minuga kaasas käia. Võib-olla näeme järgmine nädal uuesti. Okei, tšau!